olen Ronja, ma olen graafika esimese kursuse tudeng. Graafika on nagu trükiste tegemine, me trükime mitu tööd ühest plaadist, mille me ette valmistame, kas sügavtrükk või kõrgtrükk või lametrükk ja me iga semester õpime siis paar erinevat tehnikat jällegi. See semester meil oli sügavtrükis akvatinta ja pehme lakk ja Forte oli siis esimene semester, et see on nagu see kõige baasteadmine sügavtrükist. Seekord meil oli puulõige kõrgtrükist ja siiditrüki valikkursus ka. Hästi palju erinevaid trükkimisvõimalusi, aga põhimõtteliselt me teeme trükke. Ühest tööst saab mitu erinevat tiraaži. Need on meil tegelikult tinalao tähed, need on hästi vanad, need on hästi kallid, neid me ei ole keegi juurde teinud. See on veel üks hästi vana tehnika, millel meil oli esimene kursus ka valikaine. Ladusime teksti ja ladusime pilte, sest tegelikult neist annab ka pilte laduda. Ja siis meil just see kursus oli tüpas sama asi, aga puidust tähtedega. Meil on stuudiotunnid ja siis meil on erialateooria just algas, kus me räägime siis nagu üldiselt graafikast ja graafika ajaloost ja graafikutest ja nagu avame seda nagu teoreetilist osa rohkem. Muidu meile antakse stuudiotundides siis kätte mingisugune tehnika, seletatakse natukene ära, meile antakse mingisugune ülesanne, mingisugune materjal ja siis me hakkame nagu välja mõtlema visuaali ja kavandama, materjaliga tööd tegema. Mulle väga meeldis puulõige. Varem ei olnud tegelenud üldse nii suurte formaatidega. Graafika kipub olema siuke palju pisem. Alguses oli väga raske teha, sellepärast see puit on raske lõigata ja ta ei taha üldse koostööd teha. Mulle meeldis see, et meid kutsuti üles nagu tegema natukene ebastandardsete vahenditega ja laskma ennast vabaks sellele puidule veits kaost tekitama. Seda oli väga raske teha, aga ma arvan, et ma arenesin just selle jooksul väga palju. Graafika jaoks ma arvan, et peab olema keegi, kes on nagu valmis just nagu materjaliga tööd tegema, et oma pilti luua, mitte nagu niimoodi, et alguses on pilt valmis ja siis ma panen selle oma töösse. Siin näiteks see on just nende tinatähtedega tehtud, me tegime siini terve kursusega, siiditrükki, siis sügavtrükki, akvatintat ja siis pehmelakki. Need on puutrükis ja siin on modulaartähtedega tehtud postrid. Kui sisse tulla, siis kohe esimese asjana on meil siin siiditrükiala, mis on kõige pisem, ta on siin nagu nurgas kinni. Et siin on siiditrükimasin ja siis on need raamid, mida me hoiame siin üleval, kuivatusräkk ja siis pimeruum. Trükiala taga on meil kõrgtrükk tüpograafia, vaseladu. Selle jaoks on meil siin organiseeritud kõik ilusti kappidesse ära ja siis kõrgtrüki värvid seina peal. Siin on see üldine stuudioala, suur laud, kus kõik tudengid teevad tööd ja trükipress. Ja siis siin tagapool on veel litoala. Ja meie suur giljotiin, minu lemmikasi, sellega saab lõigata paberid nii lihtsasti. Sügavtrüki asjad paneme siia kuivama ja siis pärast lõikame siit ära. Kõik on väga kompaktne, väga ära pandud igale poole.